Täna paljastame järjekordse lavastatud Araabia propagandakatse, mille CNN ja peavoolumeedia on loomulikult üles korjanud ning kasutanud juudi riigi mustamiseks. Hakkame pihta. Tere tulemast tagasi Judeocationi saatesse siin JNS TV-s. Minu nimi on Josh Hasten. Lubage mul rääkida, mis on viimased 2 nädalat toimunud Lõuna-Hebroni mägedes. Seal on ebaseaduslik beduiinide laager nimega el-Khair. Selles pole kahtlustki, see ei ole seaduslik. Mõnedele hoonetele on aja jooksul antud lammutamiskäsud. Kahjuks on laager endiselt seal. See asub Karmeeli juudi kogukonna halduspiirides. Viimase 2 nädala jooksul on ajakirjanikud kogu maailmast piirkonda saabunud ja seadnud oma kaamerad üles selles niinimetatud külas. Miks? Sest see on suurepärane videomaterjal. See on kõik vale, aga kindlasti toob see vaatajaid. Siin on see lugu. Karmeli turvatöötajad panid aia püsti ebaseadusliku küla ja oma linna, Karmeli linna vahele. Miks? Turvalissuse kaalutlustel. Ametnikud seal ütlevad, et kogukonda on üritanud tungida potentsiaalsed terroristid. Nii et tara ehitatakse ülesse ja Araabia külaelanikud tulevad välja. Ja mida nad teevad? Nad saadavad oma lapsed tulikuuma päikese kätte tara äärde istuma. Käes suured ingliskeelsed plakatid, loomulikult kaamerate jaoks, väites, et Iisrael on tee sulgenud ja nende lapsed ei pääse enam kooli. See on geniaalne propaganda, aga jällegi, see on kõik vale. Iisraeli kaitsevägi tunnistab, et need lapsed saavad tegelikult kooli minna. Nad peavad lihtsalt teist teed minema. Tegelikult on mitmeid viise, kuidas nad saavad kooli minna. Nad lihtsalt ei saa enam Karmeli kogukonna lähedal kõndida, sest seal on aed. Aga lapsed, kes istuvad selle aia kõrval ja nutavad, süüdistades Iisraeli selles, et neilt võetakse võimalus koolis käia, on jõudnud CNN-i ja paljude teiste kanalite eetrisse. Aga ma tahan teile näidata tegelikkust. Siin on Hebroni mägede piirkondliku volikogu juht Eliram Azulai, kes jagab lühikest videot, mille ta tegi. Tulin siia kooli, kus õpivad lapsed ebaseaduslikust Malhiri eelpostist, mis tungib Karmeli territooriumile, et kontrollida fakte. Kas tõesti on probleem jõuda siit ebaseaduslikust eelpostist kooli? Siin, otse meie kõrval, asub kool. Teeme väikese ringkäigu ja vaatame, kas on võimalik või pole võimalik kohale jõuda. Kas te õpite siin madrassas? Jah? Kui kaua teie lastel võtab aega kooli jõudmine? Meil sõidavad enamik lapsi kooli umbes veerand tundi kuni 40 minutit. Nii et ma panen siia kella ja vaatame, kui kaua kooli jõudmine aega võtab. Nii, olemegi kohal, vaadake kella. Daka ja 10 šniot. Te nägite fakte. Kooli jõudmisega pole mingit probleemi. Nüüd otsustage ise. Nagu te klipist nägite, jõudis ta 1 minuti ja 10 sekundiga koolist Araabia külla ilma igasuguse takistuseta. Teda ei takistatud kuidagi. Kui linnapea saab sellega hakkama, siis saavad ka need lapsed. Inimesed, see, mida te siin näete, on koordineeritud libauudise lavastus. See on hea, seda peab neile tunnistama. Kui sa vaatad seda CNN-is, siis loomulikult tunned nende laste vastu kaasa. See mängib tunnetele. Probleem on selles, et need kõik on valed. Tegelikult on see juhtum, kus need vanemad, Palestiina omavalitsuse juhid ja selle küla juhid kasutavad neid lapsi küüniliselt ära, panevad nad päikese kätte istuma ja lasevad neid filmida, et nad saaksid teeselda ja kaamerasse nutta. Mul on õnn, et mul on see platvorm ja saan teiega jagada, mis siin tegelikult toimub. Kahjuks on nii paljud selle juba alla neelanud tänu niinimetatud mainekatele meediakanalitele, kes on tegelikult selle loo suur osa, aidates neid valesid üle maailma levitada. Minu sõnum teile seal on, ärge uskuge kõike, mida näete. On oluline natuke sügavamale kaevuda. Liigume edasi. Sel nädalal hoiti viimasel hetkel ära terrorirünnak Binjamini piirkonnas. Terroristid paigutasid lõhkeseadeldise, mis oli peidetud kotti suure maantee äärde juudi kogukondade vahel.
Pärast seda, kui piirkonna elanik märkas kahtlast kotti, kutsuti sündmuskohale pommirühma eksperdid, kes kahjutustasid seadeldise. Vaatame seda klippi. Siia on vaja pommirühma, siin on juhe, mis on ühendatud mingi käivitamismehhanismiga. Lühike. Siia on vaja kiiresti pommirühma tuua. See on tee, mida sõidetakse otse Einist, Tsiooni, Zamberitest. Kogu päeva liiguvad siin sõjaväeautod, turvamehed. Tuleb kiiresti tegutseda ja kiiresti saata. Olgu, heli oli heebrea keeles, aga seal nägite elanikku, kes märkas nagu nägid PA lipu ja selle kõrval kahtlast kotti. See polnud valehäire, kotis oli pomm sees. See oli mõrvakatse. See juhtus iidse juudi kogukonnas Shiilo lähedal. Tegelikult ütlevad ametnikud, et see oli viimase 2 nädala jooksul juba teine selline katse. Eelmises juhtumis paigutasid terroristid vale seadme, kuid seekord oli see päris. See oli toimiv ja ohtlik torupomm. Nagu ma ütlesin, saabusid sündmuskohale pommirühma eksperdid. Nad uurisid eset ja leidsid lõhke seadeldise, mis neutraliseeriti koha peal. Tänu Jumalale selles juhtumis ohvreid ei olnud. Binjamini regionaalnõukogu juht ja Jesha nõukogu esimees Israel Gann ütles, see on igas mõttes mõrvakatse. Ma ootan, et Iisraeli kaitsevägi tegutseks jõuliselt selle rünnaku korraldajate vastu ja hoiaks ära järgmise võimaliku katastroofi. Me ei tohi oodata sellist katastroofi, et tegutseda. Inimesed, see on lihtsalt hullumeelne. Pommid ja kotid juudi kogukondade lähedal. See ei ole kusagil kaugel Iraanis, Liibanonis ega Gazas. See on juudi kogukondade vahel väga-väga tiheda liiklusega piirkonnas. Süüdlased tuleb üles leida ja vastavalt karistada. Tuleb luua heidutus, et sellised rünnakud enam ei korduks. Tuleb luua heidutus, et sellised sündmused enam ei korduks. Liigume edasi. Ajaleht Jerusalem Post teatab, et ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööagentuuri hallatavad koolid ehk UNRWA on vähendanud õppetööd 4 päevale nädalas. Vastuseks tõsistele rahastamisprobleemidele teatas UNRWA Läänekalda piirkonna avaliku teabe abiametnik, et koolipäevade vähendamine oli tingitud rahalistest raskustest ning sellega kaasnes UNRWA töötajate tööaja vähendamine 20% võrra. Need meetmed eeldatavasti jätkuvad kuni õppeaasta lõpuni. See on tegelikult suurepärane uudis. UNRWA toidab lapsi oma koolides igapäevase vihahariduse ja õhutamisega Iisraeli ja juudi rahva vastu. Nii et kui nende koolid Juudamaal, Samaarias ja Jeruusalemmas töötavad 1 päeva vähem, siis on see 1 päev vähem viha ja õhutamist. Kas see muudab midagi? Võib-olla jah, võib-olla ei. Aga natuke vähem viha maailmas on hea asi. Lihtsalt selguse huvides, Jeruusalemma osades on UNRWA koolid, kus õpetatakse vihkamist. Vaid 7-minutilise rongisõidu kaugusel sellest stuudiost. Ja see on hirmutav. Vaatame seda veelgi lähemat. Organisatsiooni UN Watch andmetel teevad UNRWA juhid tihedat koostööd Hamasi tippametnikega. UNRWA õpetajad, koolijuhid, õpetajate ametiühingute juhid ja piirkondlikud direktorid kas kuuluvad Hamasi või toetavad seda. Kõik see viib selleni, et õpilased võtavad omaks vägivalla ja terrorismi juutide vastu. Vaatame seda videot organisatsioonilt UN Watch. Koolis õpetatakse Iisraeli kohta põhitõdesid. Pole midagi, pole kahju. Aga kas sa vihkad juute? Neid. Siin nad on, siin ja praegu ja meie võtame oma õiguse. Mida sa arvad 7. oktoobril Iisraeli vastu toimunud rünnakust ja sellele järgnenud sõjast? Kas see kehtib tagasipöördumise õiguse kohta? Jah. Sest me tahame Palestiinat ja tahame selle oma riigile tagasi tuua. Vaata, mida need lapsed saavad ametlikes UNRWA koolides. On hullumeelne, kui vaikne on enamik maailma selle suhtes. Tuletame ka meelde, et kogu Gaza sõja jooksul avastas Iisraeli kaitsevägi UNRWA koolides ja peakontorites terroripesasid ning UNRWA töötajate seas leiti Hamasi liikmeid või neid, kes olid seotud 7. oktoobri veresaunaga. Olen seda korduvalt öelnud. Tema viide, UNRWA on Hamas. Seda tema viidet peaksime kasutama.
Iisraeli kaitsevägi ütleb, et luureandmete kohaselt töötab UNRWAs üle 450 Gaza terroriorganisatsioonidesse, peamiselt Hamasisse kuuluva terroristi. Kas sa mäletad seda šokeerivat videot? See on turvakaamera salvestis 7. oktoobrist 2023, kus 2 Hamasi terroristi, kes olid UNRWA töötajad, sa näed, kuidas nad röövivad Iisraeli tsiviilisiku surnukeha, kelle nad tulistasid ja tõstavad selle veoautole, et viia Gazasse. Nii et kuigi UNRWA nüüd kurdab, et nad ei saa oma koole 5 päeva nädalas avatud hoida, on tegelikkus see, et need koolid tuleks anda üle võimule, kes ei levita antisemiitlikku vihkamist. Palestiina omavalitsus pole kindlasti lahendus, sest nende koolides õpetatakse samu asju. Kes võiks sekkuda, seda ma ei tea. Senikaua meenutagem kõik. #UNRWA on Hamas. Iisrael ei plaani lähikuudel Juudamaa ja Samaariamaa üle suveräänsust kehtestada. Vähemalt mitte USA presidendi Donald Trumpi vastuseisu tõttu sellele sammule. Seda ütles Iisraeli välisminister Guidon Saar. See põhineb Yneti uudisteportaali raportil. Suveräänsuse rakendamist vajame. Seda saab teha ainult koostöös Ameerika Ühendriikidega, ütles Saar American Friends of Likudi liikmetele briefingul, mille salvestuse sai heebreakeelne väljaanne Ynet. Praegu, nagu te teate, president Trump ei toeta seda, jätkas ta. Meil ei ole kavatsust seda teha, mis puudutab suveräänsust, vähemalt lähikuudel. See on vastuolus president Trumpi plaaniga ja selle tegemine võõrandaks kahtlemata Iisraeli paljudest sõpradest. Inimesed, see ei ole lihtne olukord. President Trump on tõeline Iisraeli riigi sõber. Aga üha rohkem inimesi, kellega ma sellest räägin, ütlevad, et kui president tõesti mõistaks, mis siin toimub, toetaks ta Iisraeli suveräänsust Juudamaa ja Samaariamaa üle. Ma loodan, et keegi tuleb ja seletab talle seda. Ma tean, et sa ei taha kedagi ärritada, eriti selle sõja ajal, kus USA ja Iisrael võitlevad kõrvuti. Aga mis juhtub siis, kui tulevikus võtab võimu palju vähem sõbralik valitsus? Juudamaa ja Samaaria staatus on olnud ebamäärases seisus juba peaaegu 60 aastat. Lõpuks peame otsustama, milline saab olema meie tulevik. Ja ma usun kindlalt, et Iisraeli suveräänsus Juudamaa ja Samaaria üle on õige tee. Edasi liikudes teatas Iisraeli kaitsevägi teisipäeval, et väed koos piiripolitseiga pidasid julgeoleku info põhjal kinni 6 araablasest kahtlusalust, kes olid seotud terroritegevuse õhutamisega ja relvade omamisega. Arreteerimised olid osa terrorismivastasest operatsioonist Al-Rami, Kafar Akabi ja Kalandia piirkondades, mille käigus otsisid sõdurid läbi umbes 100 hoonet ja küsitlesid üle 40 kahtlusalusedes. See on kohe Jeruusalemma lähedal. Lisaks läitsid ja konfiskeerisid sõdurid üle 10 relva, sealhulgas püstolid, Carlo tüüpi relvad, jahipüssi, M16 ja M4 automaadid, samuti improviseeritud torupommid, relvaosi, laskemoona ja sõjaväevarustust. Kinnipidatud isikud viidi ülekuulamiseks Iisraeli politsei, Juudamaa ja Samaaria ringkonna Binjamini jaoskonda. Nii et järjekordne päev, järjekordne terrorismivastane operatsioon Juudamaal ja Samaarias. Ärge uskuge Iisraeli vastaseid vihkajaid ja neid valetajaid, kes väidavad, et selles piirkonnas pole terroriste. Nad ütlevad tihti, et Hamas eksisteerib ainult Gazas. Nende eesmärk on luua mulje, et Iisrael ja Iisraeli kaitsevägi käivad nendes Araabia külades keset ööd ilma põhjuseta, lihtsalt selleks, et inimesi seal kiusata. Vaadake neid pilte, need räägivad hoopis teistsugust lugu. Tegelikkus on see, et terroristid tegutsevad igapäevaselt nendes piirkondades eesmärgiga tappa Iisraeli tsiviilisikuid ja rünnata Iisraeli sõdureid. Siinsed fotod räägivad kogu loo. Ja see on vaid ühe konkreetse 24-tunnise perioodi jooksul. Selliseid terrorismivastaseid operatsioone viiakse läbi igal ööl. Ja õnneks saavad nad seda teha, sest Iisraeli vägedel on juurdepääs aladele, mis on Palestiina omavalitsuse kontrolli all. Teisest küljest ei olnud Iisraelil alates 2005. aastast Gazale juurdepääsu ja just sellepärast juhtuski kahjuks 7. oktoobri veresaun. Jumal hoidku Iisraeli kaitseväe vapraid mehi ja naisi, kes viivad igal ööl läbi neid vajalikke terrorismivastaseid reide. Samal ajal said 2 Iisraeli kaitseväe sõdurit vigastada, kui neid ründasid terroristid operatsiooni käigus Samaarias sel teisipäeval. Iisraeli kaitseväe operatsiooni käigus Silvaadi piirkonnas ründasid 2 terroristi 2 Iisraeli sõdurit, kes said vigastada ja viidi sõjaväeteatel lähedal asuvasse haiglasse. Sõdurid vastasid tulega. 1 terrorist tapeti ja teine neutraliseeriti.
ta võeti seejärel sõdurite poolt vahi alla. tema seisundi kohta ei antud kohe täpset teavet. Iisraeli Uineti uudisteportaali andmetel kuulusid haavatud sõdurid Kfiri brigaadi Duhivati pataljoni. Väidetavalt tegutsesid väed külas operatsiooni raames, mille eesmärk oli leida relvi ja muud terroristlikku infrastruktuuri. Väidetavalt pussitasid terroristid sõdureid. Üks terroristidest tapeti ja teine võeti vahi alla. Ja lõpuks, täna, viimaste nädalate jooksul olen ma andnud teile ülevaate Tennessee seadusandlusest. Tennessee osariigi seadusandjad arutasid võimalust muuta ebaseaduslikuks sõna lääne kallas kasutamine, kui räägitakse Juudamaast ja Samaariast, mis on Iisraeli riigi ja juudi rahva piibellik südamemaa. Ja kui te mäletate, siis ma julgustasin teid võtma ühendust Tennessee kuberneri Bill Lee'ga ning julgustama teda allkirjastama seadust, mis nõuab osariigi poolt mõistete Juudamaa ja Samaaria kasutamist. Ja mõned päevad tagasi, võib-olla oli see tänu ühele teie kirjutatud kirjale, Tennessee kuberner Bill Lee kirjutas tegelikult alla seadusele, mis nõuab osariigi asutustelt ametlikes materjalides Juudamaa ja Samaaria kasutamist läänekalda asemel. Juudamaa ja Samaaria tunnustamise seadus võeti vastu selle kuu alguses, nagu me arutasime Tennessee osariigi seadusandlikus kogus. See keelab osariigi asutustel kasutada läänekalda nimetust juhistes, reeglites, pressiteadetes, ülevaadetes ja teistes valitsusdokumentides, lubades piiratud erandeid asutuse juhi äranägemisel. Seadus sätestab, et Juudamaa ja Samaaria on ajalooliselt, piibellikult ja juriidiliselt selle piirkonna täpsed nimetused. Igal Dilmoni, Juudamaa ja Samaaria Ameerika sõprade tegevjuht ja kaasasutaja, kelle organisatsioon viis USA-s läbi haridus- ja teadlikkuse tõstmise algatusi selle piirkonna kohta Iisraelis, ütles JNS-ile, et Tennessee poolt selle seaduseelnõu vastuvõtmine aitab kujundada avalikku arusaama ja tugevdab veelgi kahe riigi ühtsust ühiste juudi-kristlike väärtuste alusel. See muudab aegamisi Iisraeli käsitlevat narratiivi, ütles Dilmoni. Ta lisas, et see on väga oluline mitte ainult Iisraeli, vaid ka USA jaoks, et inimesed oleksid rohkem kursis tegeliku ajalooga ja võitleksid kõikide Iisraeli kohta räägitavate valede vastu. Ta ütles, et nad on hakanud tõtt rääkima ja õpetama lastele tõde. Dilmoni, kes on praegu Iisraeli kaitseväe reservteenistuses, ütles JNS-ile, et valitsusdokumentide uuendamine piirkonna nime kajastamiseks ühendab veelgi Iisraeli ja Ameerika Ühendriike, kellel on ühine huvi mitte ainult selles sõjas, vaid ka tõe jagamises. Ja sellega on tänane Judeocation JNS TV's lõppenud. Minu nimi on Josh Hasten, JNS Newsi korrespondent. Tahan tänada inimesi, kes siin kulisside taga töötavad. Arun Mogalenter töötab puldis, Juri Sretski on jaama juhataja, Ryan Lishitz, Zach Zickerman ja meie produtsent Barbara Hamenov. Soovin kõigile suurepärast nädalat, jääge kindlasti JNS TV lainele, et nautida kogu seda suurepärast programmi. Külastage jns.org, et saada kõige värskemaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Tellige, saatke meile super thanks ja kohtume teiega siin järgmisel nädalal saates Judeocation JNS TV's.